Noor ja sitke mees ärkas vihmasel hommikul ühetoalises viletsas üürikorteris. Oli nädala viimane tööpäev ja peale tööd pidi ta sõitma bussiga naise ja vastsündinud last külastama. Mees tõmbas endale teksapüksid jalga ja valge T-särgi selga, võttis paberisse pakitud kardinapuud kaenla alla ja kiirustas tööle, kus ta teenis selle aja miinimumpalka, $1.25 tunnis. Pärast lõunat töökaaslased teda enam ei näinud, kuigi ta istus avatud akna taga ja vaatas õue. Aeglaselt arutas ta lahti paberipaki, võttis sealt välja mitte kardinapuud, vaid vintpüssi. Veel kord aknast välja vaadates ta sihtis ja laskis 3 kuuliga Ameerika president Kennedy surnuks. Vandenõuteooriatest olen tahtnud ammu rääkida. Täna teen seda. Sel hetkel, kui president Kennedy tapeti, istusin mina keskkoolis bioloogiaklassis, kui koolidirektor teatas presidendi mahalaskmisest. Šokk oli nii suur, et see moment ei kao iialgi meelest. Sundmõtted keerlesid peas, et kuidas on võimalik, et selline suurte tagajärgedega sündmus toime pani üksik pooletoobine. Pidi olema ju võrdselt tulenevaid põhjuseid. Sündmus pidi olema vandenõu tagajärg. On mõtlemata, et juhuslik, ei mitte keegi, mõttetu inimene võtaks ette Ameerika presidenti tapmise. Nii vastupidav on vandenõuteooria Kennedy mõrvas, et ligi 60 aastat hiljem Trump kasutas seda Ted Cruz'i hävitamiseks vabariiklaste kandidaatide esitamise protsessis. Trump leidis mingi seose tapja Lee Harvey Oswaldi ja Ted Cruz'i isa vahel. Ja mind tõmbasid ka vandenõuteooriad Kennedy atentaadi juurde. Ma korjasin terve kastide ja ajalehti ja ajakirju tapja ja mõrva ümber pöörlevate kommentaaride ja sündmustest. Mina uurisin igat filmikaadrit, mida Abraham Zapruder oli oma 8 mm Bell & Howell filmikaameraga üles võtnud. Kaalusin teooriat, et võis olla veel üks tulistaja kusagil murumätta taga. Aga kõige rohkem huvitas mind kaadrid, mis näitasid meest, kes vehkis oma musta värvi vihmavarjuga. Pealtvaatajad olid kah seda meest näinud ja andsid aru, et ta võis vihmavarjuga mingit signaali anda. Oli kah teooria, et vihmavarjus võis olla sisse ehitatud peidupüss, millega oli võimalik tulistada. Ma räägin sellest vihmavarjumehest pisut hiljem, aga võtame praegu ette, miks vandenõuteooriad ilmuvad. Ma näitan teile väga lühikest animatsioonfilmi, mida nimetatakse Hyder-Simmel illusiooniks. See on tehtud 1940. aastatel ja sellepärast see kvaliteet on nii kehv. Filmi tehti papist tükkidest, mida liigutati ükshaaval ja pildistati üksikute kaadrite kaupa. Palun vaadake ja siis räägin edasi.
Seda filmi kasutati sotsiaalpsühholoogia eksperimentides. Filmi näidati üliõpilastele ja paluti neid vabas vormis seletada, mis filmis toimib. Võib-olla olete ise juba leidnud filmile mingi seletuse, aga ainult üks vaatajatest kirjeldas filmi, rääkides, kuidas kolmnurgad ja ring liikusid väljal ja kastist sisse ja välja. Kõik teised vaatajad arutasid filmi jutuna. Noor paar tahtis kokku saada ja armukade vanamees oli takistuseks või tüdruku isa tuli ründama või midagi sellist. Tavaliselt inimesed, kes näevad midagi ebaselgelt, proovivad seda mõista jutuna või põhjuse ja tagajärjena. Inimesed on loodud aru saama põhjuste ja tagajärgede seostest. Kõige väiksemad lapsed oskavad selliseid seosteid teha. Isegi siis, kui ainult juhuslikult asjad on ajaliselt seotud, nagu vihmavarjuga vehkiv mees ja presidendi atentaat, jäävad need silma ja meelde, sest need on seotud teooriaga või põimitud ühisse jutusse. Aga ma luban vihmavarjumehest veel rääkida ja räägin ka koroonaviirusest ja poliitikast. Aga praegu ma tahan rõhutada, et päriselt meie ei teagi kuigi palju. Ma ütlen seda veel selgemini välja. Meil pole piisavalt teadmisi, et õigustada ühtegi asja, mida meie usume. Näiteks, me kõik teame, et maa keerleb ümber päikese. Aga mis alusel meie seda teame? Milliseid astronoomilisi vaatusi peaksime taevast vaatama, et seda teada? Mina seda küll ei tea. Ja enamik sellest, mida me usume, pole meil peas. Selleks on hea põhjus, sest et meie peas pole väga palju. Hinnangud meie ajuvõimele võivad olla tohutud, kordades rohkem kui kõigi maa peal olevate arvutite arvutusvõimsus, kui arvestada neuroonide ja sünapside arve ajus. Hoopis väiksema mälumahule jõudis psühholoog Thomas Landauer, kes uuris katsetega ajude salvestusmahtu. Ta hindas ajuteadmiste omandamise kiirust ja unustamise kiirust ning ekstrapoleerides 70-aastase elueani arvestas inimaju mälu mahuks umbes 1 gigabait. Teie nutitelefonil on vähemalt 64 korda rohkem mälu. Et midagi teada, on vaja 2 asja. Esimene on teooria ja teine on tähelepanekud, mis toetavad teooriat. Teadmine nõuab tasakaalu teooria ja tähelepanekute vahel. Kui teooria on eksitav, pole tähtis, mis tähelepanekud teed, sa ikka ei tea. Ja kui tähelepanekud on eksitavad, siis pole võimalik teadmisele jõuda. Edu teaduses nõuab nii head teooriat kui häid tähelepanekuid. Võtame näiteks Galileo tähelepanekud. Need, mille pärast teda inkvisitsiooni ette kamandati, süüdi ketserluses mõisteti ja eluaegse vangistusega karistati. 1610. aastal ta kirjutas Altissimum planetam tergeminum observavi. Et olen täheldanud, et kõige kaugem planeet on 3-kordne. Galileol oli 2 probleemi. Esiteks tal polnud teooriat, mis oleks ennustanud või seletanud rõngaid planeet Saturni ümber. Ja tema teleskoop oli primitiivne ja teravine. 1610. aastal Saturn oli ainult häguselt näha. Alles 45 aastat hiljem oli võimalik Christian Huygensil näidata ja aru saada, kuidas Saturni rõngad olid ekslikult tuvastatud. Huygensel oli nii teooria, mis seletas, kuidas planeedid keerlevad ümber päikese ja kuidas vaatepilt maakeralt Saturni poole muutub keerlemise tõttu ja muidugi parem teleskoop, millega rõngad olid selgemalt näha.
Kõige hukutavam probleem teadmisel on aga see, et meie väga sageli toetame teiste teadmistele. Minul pole vaja teada, kuidas planeedid ümber päikese keerlevad, sest füüsikateadlased ja astronoomid on seda uurinud ja selgitanud ja mina usun nende tõestusi. Tavaliselt piisab teiste teadmistele toetamine, aga mitte alati. Eelmise aasta suvel lekkis minu auto konditsioneer tühjaks. Juulikuus viisin auto Silver auto juurde ja muu seas palusin, et nad konditsioneeri vedeliku täidaks. Tahetud tehtud, aga 2 nädala pärast oli konditsioneer jälle tühi. Aga suvi oli kah läbi, nii et kordapanek venis selle aasta juunini. Jälle läksin Silver auto juurde ja kui nad olid lõpetanud muud pisiremondid, tuldi minu juurde paha uudisega. Pole võimalik konditsioneerile vedelikku panna, sest konditsioneeri pump oli läbi. Vähemalt see elektrisidur, mis pumpa käima veab, see ei töötanud. Oleks vaja uut pumpa või vähemalt uut sidurit pumpale osta. Nüüd on jälle suvi otsas ja saan parandusse järgmisse aastasse lükata. Vastu talvet tahtsin parandada rooste augu, mis oli kojamehe mootori ümber. Sel nädalal oli kojamehe mootor tagaluugilt eemaldatud ja auk parandatud ja enne kui hakkasin uut auku puurima, kontrollisin ikka, kas kojamehe mootor töötab, aga ei. Kaitsmed läbi otsides leidsin, et konditsioneeril on ka 10 amprine kaitse ja see oli läbi põlenud. Polnud konditsioneeriga midagi viga. Polnud kah kojamehe mootoriga, seal on lihtsalt andurid, mis ei luba mootoril töötada, kui tagaluuk või aknaklaas on lahti. Aga mõte peaks olema selge. Ekspertidele toetamine pole alati õigustatud, kuigi teiste teadmistele ja toetamine tavaliselt kergendab meie elu. Mõnes mõttes meie oleme nagu mesilased tarus. Igaüks toimetab oma ette, aga kokkuvõttes saab palju tehtud ja inimeste suhtes palju teatud tuginedes teistele. Aga see, et Silver automehaanik on sulle midagi kinnitanud või oled Luule Viilma raamatust midagi lugenud või Rupert Sheldrake'i videosid vaadanud või minu videosid vaadanud, ei tähenda, et väited on kõik õiged. Pea kah meeles, et teadmiseks on vaja nii teooriat kui ka tõestavat informatsiooni. Teooriat on meil kerge pidada mälus, sest teooriad on seostavad jutud. Palju raskem on meeles pidada teostavaid fakte, mis kipuvad ununema. Lugematud psühholoogilised katsed on näidanud, et keskmiselt pikem järjestus, mida tavaline inimene lennult meenutab, on umbes 7 eset. It's like you'll go person, woman, man, camera, TV. See piir, mida psühholoogid nimetasid 1950. aastal maagiliseks numbriks, on aju töömälu tüübiline maht ja seda kasutatakse kah dementsia tuvastamiseks. Kui vaja oma teooriat faktidega kaitsta, on raske rohkem kui 7 seotud andmepunkte mälust noppida. Vandenõuteooriat seotud ühe või teise tähelepanekuga on jälle kergem meenutada. Aga kust kohalt vandenõuteooriad tulevad? Kes need valmistab? Mõned tekitavad pahatahtlikud susserdajad oma kasuks, kas ärihuvides, raamatumüügi huvides, näiteks Dan Brown ja Da Vinci Code, USA megakirikute asutajad, poliitikud ja nii edasi. Võtan näiteks teooria, et 5G mobiilisüsteem levitab koroonaviirust. Pole raske leida kergemeelseid, kes tõsiselt usuvad, et 5G side on inimelule ohtlik. Vaadake, kuidas see tädi ründab sidetöötajaid. Who do I complain to? Who's your boss? But do you know what you're doing there? You're laying 5G. So you know that kills people. You know when they turn this on, it's going to kill everyone. And that's why they're building the hospitals. How do you feel? Do you have children? No, I'm young. Do you have parents? Well, how do you feel that when they turn that switch on, bye-bye mama? Meie oskame välja mõelda palju, kelle huvid oleks seotud 5G mobiilisüsteemi läbikukkumisega. Isegi valitsuste tasemel leidub sellist huvi. Seda oskate ise niisama hästi välja mõelda kui mina. Aga mõelgu, kui lihtsalt on võimalik seda teooriat pseudofaktidega toetada.
Siin on USA kaart, milles märgitud 5G-mastide asukohad. Ja võrdleme seda kaarti siis koroonaviiruse leviku kaardiga. Kas siis 5G-mastide ja koroonaviiruse kokkusattumist tõestab, et 5G-mastid levitavad koroonaviirust? Muidugi mitte. 5G-mastid ehitakse seal, kus nõudlus on suurem, seal, kus rohkem elanikke. Selles kaardis on näha USA asutustihedust ja vaat, seal, kus rohkem inimesi, on ka rohkem koroonaviirust ja samuti seal ka rohkem 5G-masti. Ja palju muud sõltub ka asutustihedusest. Siin on Ameerika piitsarestoraanide paigaldus. See kaart kah kajastab 5G-mastide asukoht ja koroonaviiruse levikut. Kas siis 5G-mastid tekitavad piitsaisu või kas piitsa tekitab koroonaviirust? Meie kõik peaks oskama õigelt vastata. Oma loengutes olen sageli esitanud näidiseid, mida võib toetada nagu vandenõuteooriaid toetatakse. On näiteks lihtne tõestada, et kured toovad lapsed majja. Teeme lihtsa graafikus. Horisontaalteljel on beebide sünd ja vertikaalteljel on kurgede arv. Siis korjame Euroopa riikide kohta andmeid ja tähistame punktidega iga riigi vastsündinute arv ja iga riigi kurgede arv. Meil tuleks enam-vähem selline graafik. Pole olemas riike, milles on vähe kurge, aga palju beebisid ja pole olemas riike, kus on palju kurge, aga vähe beebisid. Ja meil on võimalik beebide ja kurgede olemasolu kokku võtta sirge joonega, mis tähistab nende kahe muutuja korrelatsiooni. Statistiliselt on see korrelatsioon vägagi oluline. Sellist korrelatsiooni ei näe juhuslikult ja statistikud on selliseid andmeid sageli avaldanud. Peab olema mingi seos. Ja seos on muidugi riigi pindala. Üleval paremas nurgas on suurriigid nagu Türgi, kus rahva arvu pärast sünnivad palju lapsi ja riigi suuruse pärast näeb ka palju kurgi. Vasakul allnurgas on väikesed riigid nagu Luksemburg, Belgia ja Holland, kus vähem rahvast sünnitab vähem lapsi ja väiksema pindala pärast on näha ka vähem kurgi. Voilà, oskame meiegi aru saada. Kui teid ka huvitab selliseid võltskorrelatsioonid, võite neid ise otsida Tyler Vigani veebilehelt, kus ta esitab igasuguseid üllatavaid fakte, mida võite ise oma vandenõuteooriateks punuda. Näiteks on seos Ameerika kosmoseuuringute kulutuste ja ameeriklaste enesetapu ülespoomistega. Vigan kah esitab andmeid, mis näitavad, et Maine osariigis margariini söömine on seotud abielu lahutamisega. Seda rohkem margariini sa sööd, seda tõenäolisem on, et sa ka abielust lahutad. Üllatav on näha Vigani veebilehelt, et seda rohkem filme, mis ilmuvad Nicolas Cage'iga, seda rohkem inimesi upuvad ujumisbasseinides. Miks see võiks olla? Maailm on suur ja lai ja palju asju juhtuvad ühe korraga. See, et asjad samaaegselt juhtuvad, ei tõesta vandenõud. Siin on võimalus mul jälle rääkida meest, kes vihmavarjuga vehkis. Abraham Zapruderi filmis oli juhuslik kokkusattumine, kus mees vehkis vihmavarjuga, kui presidenti tulistati. See, et mees vehkis, ei pea olema seotud atentaadiga. Umbes 15 aastat pärast Kennedy mõrva FBI otsis vihmavarjumehe üles. Nad reklaamisid otsingut ajalehtedes ja mehe sõber avaldas ta nime. Mees oli Louis Stephen Witt, kindlusseltsi maakler, kes elas Dallasis ja polnud suur Kennedy fänn. Tema läks sihilikult Dili plaasale mõttega, et Kennedyt protesteerida ja segadusse ajada. Kennedy isa Joseph oli USA suursaadik Suurbritannias ja toetas Briti peaminister Neville Chamberlaini, kes rahustas natse kinkides Hitlerile Sudetenland. Chamberlain oli tuntud oma mustavärvi vihmavarju pärast ja Louis Stephen Witt läks Kennedyt vihmavarjuga kiusama. Kongressis ülekuulamisel Witt ütles, et kui oleks antud Guinessi maailmarekord inimesele, kes ilmus vales kohas ja valel ajal, minu vastu poleks ühtegi konkurenti.
Louis Stephen Witti lugu võiks nimetada N võrdub 1 juhtumiks. Teooria tõestamiks oli ainult üks nähtus. Selliseid lugusid kuulen sageli. Sellepärast, et minul juhtus, siis peab see olema tõeline ja imesündmus. Siia hulku võib kuhjaga lisada kõik imeravimelood, pühaimed, selgelt nägijate tõestatud ennustused, horoskoopide täiteminekud ja muud ühekordsed juhtumid. Kui teil sellistest nähtustest huvi, siis võin seda teemat jätkata. Võite mulle teada anda kas Facebooki kaudu või YouTube'i kommentaarides ja kui huvi on, ma võin sel teemal edasi rääkida. Aga tahan seda pikka lugu lõpetada laiema vaatepildiga. Ligi aasta tagasi üks tuttav esitas mulle mingi vandenõuteooria. Ma ausalt ei mäleta, milline see oli, aga mingi rahvusvaheline kokkulepe, kuidas rahvaid petta või rahaliselt või poliitiliselt. Ja võib-olla see, et koroonaviirus oli Wuhan sõjaväelaboris tehis viirus, millega hiinlased tahavad maailma majandussüsteemi hukata ja sellega maailma domineerida või vallutada. Sest ma ei süvene selliste teemadele, tegin lihtsalt märkuse, et sellised suured salajased vandenõud pole võimalik varjata. Selline vandenõu vajab sadu või isegi tuhandeid inimeste koostööd ja pole võimalik, et saladus välja ei leki ja et meie ei saa teada kavaldamisest. Silmis pidin kõik tõestamatu vandenõuteooriad nagu Illuminaati kontroll, templirüütlite ketserlikkus, Seani prioriteet, Voynitši käsikiri, ufode olemasolu varjamine, Kennedy tapmine, kuu maandumise lavastamine, ufode viljaringid, Rothschildi pankurite perekonnavõim, vabamüürlased, Bilderberg grupp, kliimamuutus, vaktsineerimine ja nii edasi. Kui vandenõud on jäänud pikemat aega paljastamata, siis pole nad tõenäosed, vaid väljamõeldised kokku sattunud juhtumitest. Seda paljastamist tõenäosust on matemaatik David Robert Grimes uurinud. Tema esitab lihtsa matemaatilise mudeli vandenõude jaoks, mis hõlmavad aja jooksul mitut osalejat ja annab mis tahes vandenõu puhul ebaõnnestumise tõenäosuse. Ebaõnnestumisega ta arvestab seda, et vandenõu saab paljastatud ja tõestatud. Nagu meie, kes elame väikeses külas, teame, mitte ükski tegu ei jää saladuseks, kui juba käputäis inimesi sellest teavad. Seda rohkem inimesi teavad, seda kiiremini on saladus paljastatud. Samuti ka vandenõuteooriatega. Vandenõuteooriad püsivad mitte sellepärast, et need on reaalsed, vaid sellepärast, et meie ei mõtle iseseisvalt toimuvate sündmustest. Seostame sündmused lugude ja motivatsioonidega, nagu selles kolmnurkfilmis. Oleme programmeeritud uskuma, et põhjus peab olema tagajärjega samas suurusjärgus. Kui näeme väga mõjukat sündmust, kas koroonaviirust või Kennedy tapmist, siis oletame samas suurusjärgus põhjust. Sõjaväelabori tehis, viirus või rahvusvahelises koostöös atentaati. Kui näeme sarnast, aga vähem mõjukat sündmust, näiteks president Reagani peaaegu surmaga lõppenud tulistamist, mis lõppes tema täieliku taastusega, siis mitte keegi ei tunne survet suuremat ega tähtsamat atentaadi põhjust oletada. Vandenõuteooriad ilmuvad ainult siis, kui on tähtsad ja mõjukad sündmused ja millel pole selgeid põhjuseid.